No tere! Kõik see Business Centrali pere. Alustame siis tänase webinariga ja räägime taaskord, mis on uut Business Centralis. 2 korda aastas meil need versioonid uued tulevad ja täna siis on selle aasta esimene versioon. Nagu näha siit ekraanilt, siis see on Business Central 26. Ja kui te kuskil kohtate mõistet Wave 1 2025, siis see seda tähendabki. Et Microsoft väga tihti ei räägi versiooni numbritest, vaid ütleb niimoodi, et selle aasta esimene versioon. Ja täna meil on tegelikult päris palju asju rääkida. Me planeerime siin tunni ajaga hakkama saada, et juba vabandame, kui natuke nagu üle läheb, aga me oleme siin neljakesi. Erol on meil siin räägib põhisükestest funktsionaalsutest, Heike tuleb räägib meile veidike Reaalapanga funktsionaalsustest ja lõpetab Terje, kes siis võtab kokku tootmise osad, sest tootmisele oli selles versioonis kõige rohkem, või ütleme, nendest funktsionaalsustest moodulitest tootmisele oli kõige rohkem uuendusi. Aga kõiki me need läbi ei jõua rääkida. Meil oli siin mingi 130, palju neid uuendusi seal oli? Ja, päris palju. Ja, et toome sellised põhilised, mis me näeme, et Eesti klientidele ja meie klientidele võiksid olla olulised, millele tähelepanu pöörata ja kasutama hakata. Et need, kes nüüd on meil pilvekliendid, kes kasutab pilvelahendust, teie siis olge teadlikud, et me enamusel lükkasime selle ülemineku uuele versioonile augustikuusse, et väiksed sellised sünnivalud võib-olla mööda lasta ja siis julgelt uus versioon kasutusele võtta. Aga kui teil on soov varem seda võtta, siis on ka see võimalik. Räägime läbi ja paneme uued kuupäevad paika. Ja need, kes kasutavad on-premise lahendust, nendega siis vastavalt, kuidas meil hoolduslepingud on kokku lepitud, siis minnakse uuele versioonid üle. Aga hakkame siis liikuma. Väike lihtsalt siuke populaarteaduslik infokild siia. Tihti küsitakse, et palju siis neid Business Centrali pilvelahenduse kasutajaid on, siis Microsoft ütles välja. Nüüd kas maikuu seisuga midagi sellist on 45 000 klienti, kes kasutavad Business Centrali pilvelahendust. Seal võib olla nii neid kliente, kellel on siin 2-3 kasutajat, kui ka neid, kellel on 10 või 100 kasutajaid. Aga number on selline, et kui statistika mõttes vaja teada. Mis meil siis 26. versioonis uut oli, nii nagu ikka on uuendused erinevates valdkondades. Osad on sellised funktsionaalsed uuendused, mis siis on üle moodulite, kuhugi pannakse midagi uut ja osad on siis mingid sellised teenuse paremaks tegemine ja nii edasi. Et kus me täna siin näitame midagi, näitame finantsist, nii nagu öeldud, Terje näitab tootmisest, aga veidike puudutame ESG-d, aruandlust, AI poolt ja mingid nüansse veel. Ja siis üks slaid, mis võiks kes on fännid, tõsised fännid, kellel on aega, kellel on huvi, siis on mõningad lingid, mida võib-olla meelde jätta, või endale kuhugi bookmarkidesse panna, et kus saab uust infot ammutada. Siis üks pool on Microsofti enda nimekiri asjadest, mis igas versioonis uut tuleb. Siin on ta siis jagatud erinevates, kas mingid funktsionaalsed uuendused moodulite lõikes või AI teemad või arendusteemad või nii edasi. Ja siit saab siis vaadata siit ülevaate, et mis on uut ja mis need sisu siis on. Siin on erinevad 2 vaadet, üks on, need lingid jäävad siia slaidile, pärast te saate need, ei pea üles kirjutama. Ja teine on natuke võib-olla teise vaatega, aga samamoodi ülevaade näiteks, kus, ma ei tea, mis siin siis uut on, et saad hinnakirju Excelis hallata. Sellest räägime? Räägime. Väga hea. Siin ma ei hakka pikalt siin peatuma. Aga üks asi, mis ma tahan öelda, mis on just seekord on oluline, on siuke alalõik ka, millele vahepeal tähelepanu pöörama, et toode areneb, tuleb uusi asju juurde, mis on täiesti loomulik, aga mõned asjad kaovad ka ära, et mis võib-olla on aastaid olnud ja tundub, et tänapäeval enam ei ole relevantsed. Siis kui vaadata siin 2025 Wave 1, mis siis on tegelikult see, et hakkavad ära kaduma mõned aruanded, aga tuleb tähelepanu pöörata, et see on tegelikult praegu warning ehk hoiatus ja tegelikult siis aasta pärast
mingid aruanded kaovad ära. Ma ei hakka siin praegu ühe kaupa nüüd läbi käima, aga näiteks siin tootmises mingi hulk aruandeid kaob ära, aga ega nad päris ära ei kao. Ma räägin ka sellest, mis siis nagu asemele tuleb. Ja veel üks link YouTube'i, kui lähete, siis võite otsida niisugust kanalit nagu Microsoft Dynamics 365 Business Central, mis on nüüd Microsofti enda ametlik kanal. Ja kui siit vaadata näiteks playliste, viimane playlist on What's New ehk seesama, millest me täna räägime. Ja siin on tegelikult nende, mida me võib-olla puudutame hästi põgusalt, siin on nende uuenduste kohta niisugused 5–20 minutini Microsofti enda poolt ka ülevaated, mis siis mingi funktsionaalsus annab või mida seal uut on. Ehk endale niisugust materjali läbitöötamiseks on päris palju, võtke aga julgelt ja kasutage ja harige ennast. Aga mis siis nagu näidata? Ma paarile asjale peatun. Üks on kindlasti, mida alati küsitakse, on AI. Mis see AI siis endast kujutab, mis seal uut on? Ja nüüd on selles versioonis tulid ka uued asjad juurde. Kohendati veidike, parendati olemasolevad asju, et sa saad chatida seal paremini, saab sust AI paremini aru, aga võtame mõned näited. Et kui võtame siit näiteks, võtame kliendilisti lahti, siin on meil keegi School of Fine Art, et mis siin siis uut on tekkinud. Kui te nüüd vaatate seda paremal pool asuvat infobaani, siis siin üleval on näha, et siin on eraldi sektsioon tekkinud, mis siis on siis summary, ehk mida siis AI teeb või Copilot teeb, on see, et ta nüüd olles siin kliendikaardi peal või kaubakaardi peal kuskil, ta võtab siis selle info, mida ta leiab selle kliendi kohta ja teeb niisuguse kokkuvõtte. Et mis siin praegu on näha, et palju on mingid võlgnevused, üle aja, et neid andmestiku arvatavasti või kindlasti saab ka siit ise üles otsida ühe kaupa, aga siin tehakse lihtsalt niisugune suurem kokkuvõte, kus siis on võimalik näha, et mida AI on pidanud tähtsaks, mis seal huvitavat on. Kas see on ainult klientides või kus see veel on? Ei, see oli kaupades on ka, tahad näha? No vaatame. Kaubakaardil tegelikult samamoodi, et kui sa lähed kaubakaardile, võtame siit, mul on siin, ma ei tea, kaup 09, väga populaarne kaup, või ei ole populaarne, seis on 100, need teised on miinusse müüdud. Ja siin on samamoodi, näed, siin paremal pool, nüüd ta natuke see AI ragistab, siin käib siis kogu selle andmestiku läbi ja siis võtab siis kokku, mis ta arvab, et mis selle kaup nimega 09 kohta on öeldud, või mis tema kohta öelda, hinnad, laoseisud ja nii edasi. Vot siuke väike uuendus, et teeb siukest kokkuvõtet. Siis lähen korra klientidesse tagasi, et vahepeal ikka tuleb uusi kaubakaarte või kliendikaarte teha ja kui ma nüüd teen mingi uue kliendi, siis on et kas ma peaksin nüüd kõik need väljad siin ise ära täitma või äkki AI saab kuidagi aidata. Siin on näha, siin tekib niisugune ikoonikene. Ja kui ma nüüd mingis väljal seda ikoonikest vajutan, siis samamoodi AI natuke analüüsib, et millised on need kõige populaarsemad väärtused, mis võiksid siin olla ja pakub mulle siis välja, et praegu ta leidis siis 4 niisugust väärtust selles sektsioonis, ehk igale sektsioonile on eraldi aadressi poole, siis peab nagu eraldi vaatama, aga niisugusest üldsektsioonile siis millegipärast arvas, et ma võiks uue kliendi nimeks panna ABC Corporation, aga see selleks. Aga näiteks siit ta võtab, et mul kõige levinum krediidilimiidi väärtus on 11 000 siin või kõige enam kliente kuulub JTO müügiisikule ja siis ma saan siit võtta, kas ma tahan need väärtused siin jätta või tahan muuta või siis üldse nagu ära et ei taha midagi kasutada. Okei, et sa saad valida kõik väärtused, mis alles jäävad või siis ükshaaval, eks ju, valida, mida jätta, mida... Siit ma saan võtta need keep select'id, kui on mul näiteks rohkem väärtusi pakub, siis ma siin linnutan ära ja ütlen, et hoia alles või siis mitte. Niisugused pisikesed uuendused, kus siis jälle AI tuleb kuskil taustal õla vaatab ja mõtleb, et kuidas sind aidata. Väga põnev, aga kui see kedagi häirima hakkab? Kui see kedagi häirima hakkab, kui see AI hakkab kedagi häirima, et tikub liiga palju sinu eest ära tegema ja sul jääb aega nagu üle,
siis et aega üle jääks, siis ikka lülitada välja ja tee ise tööd. Issand, ma ei oska kirjutada. Copilot. Et otsid see Copiloti seadistused ja siin on näha tegelikult, mis mul siis tegelikult Copiloti asjad mul tegelikult taustal töötavad. Chatid ja need, mis me eelmistes versioonides näitasime, kuidas analüütikat saab aidata teha ja siit saab tegelikult välja lülitada ja siis ta sind ei sega ja saad rahulikult ise mõelda asja peale. Väga hea. Nii, mis siis veel? Üks asi Copiloti juures on siis niisugune uus funktsionaalsus, mida tegelikult Satya Nadella, Microsofti juht, siin aasta tagasi ütles, et see on ERP-ide tulevik, on niisugune asi nagu agentid ja agendid. Mida agent tähendab, on tegelikult Business Centeris on eraldi kasutaja, niisugune robotkasutaja, kes siis taustal proovib ära teha või aidata ära teha sinu niisuguseid rutiinseid taske või ülesandeid. Et täna meil on olemas Sales Order Agent, ma natuke põgusalt näitan, midagi on tulemas, sa räägid? Vaatame. Aga räägime siis Sales Order Agentist, mis siis on funktsionaalsus, mis peaks aitama neid ettevõtteid, kus veel niisugune müügisuhtlus käib võib-olla e-maili teel. Et keegi saadab mulle päringu, et kuule, kuidas on, mul on sul niisugused kaubad, kas on olemas, kas tahad müüa, mis on hinnad ja see agent siis või agent, müügiagent seal taustal vaatab sinu e-mail boksi ja kui tundub, et niisugused päringud on, siis ta tegutseb ja teeb erinevaid tegevusi. Võib-olla näitan kiirelt paari näidet, kuidas see siis võiks välja näha. Ehk mul on siin näha üleval paremas ääres, mul on see müügiagent siin. Ma sellele väiksele hoiatuse peatun kohe, aga mis see tähendab siis seda, et seesama agent käib siis minu inboxis ja vaatab mingeid e-maile. Vabandust, looksu ette. Ja siin on näha, et mina saatsin siis siia sellele Business Centralile saatsin ühe e-maili. Ma võtan ta lahti. Klient saatis. Okei, mina olin praegu klient ja ma saatsin siis siia sellele Business Centrali kasutajale e-maili, kus siis ma olin klient, kes arvas, et see Business Centrali kasutaja on kohvimüüja. Ma nägin, tal on seal kohvi on toote nimekirjas ja esitasin talle küsimusi, et mul on siin inglise keeles praegu tehtud, ma etteruttuvalt ütlen, et ma proovisin seda ka eesti keeles, ta eesti keeles nii perfektselt ei töötanud, aga inglise keeles tundus, et töötab. Et ma siin vabas vormis kirjutasin, et näed, muidu me kasutame Brasiilia kohvi, aga tundub, et sul on nimekirjas seal Keenia, Indoneesia kohvi, et kuidas on, kas saad mulle juuni alguses pakkuda seda. Ja mis siis agent tegi ilma inimese sekkumiseta, tegelikult vaatan kohe, saatis mulle, kui kliendile saatis siis vastu e-maili, ilma et inimene oleks siia sekkunud. Ja panigi kallis, armas Leho ja näed, meil on pakkuda niisuguseid Keenia kohviubasid, niisuguse hinnaga, täitsa olemas saadavus ja kahjuks mul siis seda Indoneesia kohvi siin ei ole. Et niimoodi saab niimoodi edasi-tagasi käia see e-mail, ilma et inimene seal sekkuks. Ja mis siis nagu on? Lõpuks siis ta saadab, isegi on võimeline ära tegema tellimuse või pakkumise, kuidas huvi on ja võib inimese sealt vahepealt välja jätta. Aga mis sellega on? Paar aga on sellega. Täna ta Eestis veel kasutada ei saa. Kuna ta siin nagu kaardi peal on näha, siin hakkab alles levima, aga Microsoft lubas, et neid riike tuleb järjest juurde, et mingi hetk me siis saame endale tööle võtta ka väikse müügiagendi, kes siis niisuguseid rutiinseid tegevusi ära teeb. Põhimõtteliselt tehnoloogiline kolleeg, eks ju? Jaa, robot. Algul on ingliskeelsetes riikides ja tulevikus me eeldame, et tuleb igale poole ikkagi. Ja, muidugi. Ja kahjuks päris tasuta ei tööta. See on jamps. Et siin on üks näide, seesama, kuidas nüüd mulle tuleb päring sisse, seda Microsoft tasustab. Sellel on omaette loogika. Ma lihtsalt näitan, et niisugune sama päring, mis mina tegin, on samamoodi, et saan e-maili, saadan talle mingi info vastu, klient vastab veel ja siis ma teen talle lõpuks orderi või selle tellimuse ära.
see läheb maksma 27 USA senti. Aga igati väärt kaup, ma arvan, kui niisugust rutiinset asja ei taha ise teha. Nii nagu siis tavaline inimkolleeg ei ole tasuta tööjõud, ei ole meil ka tehnoloogiline tööjõud tasuta. Ja siin ma tahangi öelda, et need agendid on need, mis on täna need tasulised. Kui me rääkisime nendest chatidest ja mis ma ennem näitasin, need soovitamised, siis nende eest raha täna ei küsita. Okei, ainult agent. Jah. Nii, kuna mul hakkab aeg otsa saama minu pool, siis ma räägin hästi kiirelt ja ma ütlesin, et aruandluses on suured muutused tulemas, osad aruanded kaovad ära, aga mis on Microsofti suund, mitte aruandlust ära kaotada, vaid tegelikult teha seda paindlikumaks. Juba eelmises versioonis me näitasime, kuidas on Microsoftil endal olemas mingid Power BI aruanded. Need on võimalik out of the box kasutusele võtta, ainult eriti need, kes on pilvekliendid. Lihtsalt vaadake, kuidas see seadistamine käib ja küsige meie käest ja tegelikult te saate juba need kasutusele võtta. Mis nüüd selles versioonis on uut, on see, et müügianalüütikat täiendati. Et kui siin jooniselt on näha, et eelmises versioonis tulidki analüütika müügi kohta, mis käsitles pigem nagu müügitellimusi, müügiarveid, siis nüüd on juurde lisatud ka alates müügivõimalustest, pakkumistest kuni tagastusteni välja. Ja siin on näha ka, et siin on osad uued aruanded ja tegelikult on ka uuendatud aruanded. Et neid pigem võiks nagu ise uurida, et siin võib pikalt rääkida. Ja teine osa oli tootmise pool, mis siis oli näha, kus ma näitasin alguses aasta pärast seal mingi osa aruandeid kaob ära, aga mis on Microsofti poliitika, ongi see, et need siuksed A4 välja trükitavad aruanded pigem need nagu jätta ajalukku ja minna selle paindlikuma aruandluse peale, mis siis oli nagu nimetasin Power BI, aga lisaks sellele on ka Wordi ja Exceli layoutid. Kui need on teile nagu võõrad mõisted, siis küsige meie käest, kindlasti seda teadmist võiks olla majas sees, kuidas neid kasutada saab. Ja neid ära kasutada. Siin kas oli lihtsalt üks näide, et see nii-öelda vana A4 välja trükitav tootmistellimuse statistika aruanne on niimoodi välja. See nüüd on asendatud põhimõtteliselt 2 väljundiga. Üks on selline Wordi layout või mis see layout eesti keeles on? Mis iganes. Layout. Et kus on võimalik siis mingeid muudatusi teha. Ja teine on see, kus on võimalik andmetega mängida, on selline Exceli aruandlus. Ehk sinna poole see analüütika suundub ja jah, vaadake siis, mis teil ära kaovad, mis teil asemele tulevad. Et katsetage ja mängige ise julgelt. Nii. Jah, siin on siis mõned ülevaated, et mis on uuendatud aruanded, mis on täitsa uued ja mida siis saab kasutada. Ehk minu poolt kõik, Herol jätkab. Teeme nii. Väikest AI-d sai nagu aruandlust ja räägi sa siis asjadest. Jaa. Hüva, aga jätkame vaikselt siis. Vaatame siis natukene, mis on sellised olulisemad uued funktsionaalsused. Ja natukene räägin ka, mis on meil reaalaja paketis ning Eesti lokalisatsioonis ning siis e-arvete suut. Vahepeale pikin selliseid demosi ka ja siis igaks juhuks tuletan meelde, et meil on ka küsimuste-vastuste voor plaanis, nii et julgelt pange küsimusi aga teele. Ja siis lõpus vaatame üle, millised küsimused on tulnud ja kas me neile vastata suudame. Alustaks finantsidest. Finantsid on alati ühed sellised, mis huvitavad väga paljusid. Seega, mis põnevat meil on? Finantsaruanded on saanud päris palju, ütleks märkimisväärse, ma ei ütleks olulisi, ma ütleks märkimisväärseid täiendusi. Esiteks, tühjad read saab ära peita. Seda hea meelega näitaks ka kohe. Ehk siis meil on finantsaruanded. Ja kui ma võtan siin lahti sellise ühe pikema finantsaruande, siis nüüd on meil olemas selline nupp nagu näita kõiki ridu. Mis see tähendab? See tähendab seda, et vaikimisi on mul tegelikult, kui ma finantsaruande avan, tühjad read juba peidus. Kui ma siin nüüd natukene ridu vaatan, siis mul on ainult need read, kus on numbrid ja siis on mul sellised nii-öelda päisetaseme kirjad nagu kokkuvõtvad kohad, kus numbrid puuduvad. Kui ma ka lülitan sisse näita kõiki ridu, siis on näha, et tulevad kõik aruandes olnud read, aga kuna numbreid ei ole, siis on ka need tühjad read siin nähtavad.
päris oluline täiendus minu arust ja kasutusmugavuse oluline kohe paranemine. Mis veel? See on selline väiksem asi, aga me saame aruande väljatrükiks nüüd valida püstpaigutust. Ehk siis oleme ühes finantsaruandes jällegi ja hakkame seda trükkima. Siis seni oli nii, et mul oli vaikimisi alati horisontaalpaigutus. Loomulikult me saime ise teha, eks ju, väljatrükkidele uusi kujundusi seal nagu kohandada, aga tavaline olukord oli näiteks selline, et ma vaatan kasumiaruannet ja mul on siin paremal pool hunnik tühja ruumi. Lisaks sellele täpselt ei mahu siia ühele lehele ära, ta viskab mul siia teisele lehele ka. No ei ole mugav. Aga nüüd tänu sellele, et mul on olemas valikuvõimalus, ma saan valida nii-öelda kasti out of the box teise kujunduse vertikaalpaigutusega ja tulemus on vähemalt minu jaoks palju meeldivam. Mul ei ole siin suurt tühja ruumi, mul mahub kõik ühele lehele ära ja palju mõnusam vaade. Mis veel? See vist Eesti lokaadi koha pealt ei ole väga tähtis, aga me saame negatiivseid numbreid kuvada ka miinusega, kui seda miinuse asemel sulgudes, kui seda vaja on. Näiteks võtame selle sama kasumiaruande. Meil on siin teatud väärtused miinusega ja nüüd ma saan üleval valida, et negatiivse summa vorming ja miinusmärgi asemel sulud ja automaagiliselt muutuvad miinusmärgid sulgudeks. Kui miinusmärk tekitab stressi, siis nüüd saab sellest stressist sulgudega lahti. Exceli kujundused tuli minu jaoks jällegi oluline täiendus, mis võimaldab meil täiesti mugavalt hakata Exceli kujundusi kiiremini kasutama. Näiteks mul on siin üks lühem kasumiaruanne ja ma olen sellele lisanud vaikimisi Exceli kujunduse, varem seda teha ei saanud. Nüüd ma saan ise laadida siia Exceli kujunduse sisse ja valida ühe vaikimisi. Ja kui ma valin ekspordi, siis on meil nüüd uus nupp ava Excelis, aga kasutades kujundust. Ja kui me kasutame seda Exceli kujundust, siis ta võtab selle sisse laaditud nii-öelda template'i ja rakendab uued andmed selle template'i peale. Ja tänu sellele on mul nüüd kohe kena värviline kujundus olemas. Ma ei pea enam nüüd Excelit töötlema. See Exceli kujunduse võimalus oli ka parem, aga nüüd minu arust tehti ta lõpuks nagu kasutajale mugavaks. Ei pea nii-öelda häkkima hakkama, et saaks seda vaatama hakata. Vot. Ja viimasena märgiksin ära aruannet kirjeldab märkus või siis info. Nagu näha, siis on uus veerg, sisemine kirjeldus. Ma olen näinud palju ettevõtteid, kus finantsaruandeid on nii palju, et siin on 50-60 tükki. Ja tõepoolest pealkirjana võib-olla ei saa aru, et millega see aruanne täpselt tegeleb. Nüüd saame panna sisemise kirjelduse, seda kusagile ei trükita ja saab ilusti vaadata, et mida see sisu on. Näiteks mul on siin üks finantsaruanne, 9 rida. Tundub nagu selline väike mõttetu, aga tänu sellele, et ma olen siia kirjutanud, seda on vaja rollikeskuses, et ta kuvaks seal väiksemal ekraanil nii-öelda väikse aruande, siis on täpselt 9 rida peab seal olema, et selliseid asju. Nagu ikka, see ei ole veel kõik. Ma näitan sellist asja, et me saame peita, teha ekraani nii-öelda suuremaks. Praegu ma valisin, eks ju, et peida valikud ära, siis on mul ainult ekraani peal finantsaruanne. Mul ei ole enam neid ülemisi nii-öelda filtri ja muid valikuid. Panen kuva kõik, siis ma näen siit filtrit, dimensioonide filtrit ja nii edasi. Jällegi kõik selleks, et oleks rohkem olulist infot ekraanil näha. Nüüd kirjelduse veerud. Kirjelduse veerud said lisaks täiendust ka sellega, et me saame lisada sissejuhatava ja lõpetava lõigu. Näiteks see on sissejuhatav lõik ja siin lõpetav info.
Ja mõte on nendel selles, et need lisatakse siia aruandele kui sissejuhatav info ja kui lõpetav info. Ja kui ma nüüd trükin selle aruande, siis see sisemine märkus, seda meie väljatrükile ei tule, aga sissejuhatav ja lõpetav info tuleb väljatrükile ka. Et sellega me saame nagu anda jällegi aruandele lisainfot. Vot, selline põnev lugu finantsaruannetega. Nii. Teine asi, mis on märkimisväärne finantsis, on see, et me saame ostudokumentidel kogu summat kontrollida. Siin on mõned agad. Esiteks peame selle sisse lülitama ja teiseks peame käsitsi selle summa sisestama, mida vaja. Miks ma ütlen, et on mõned agad, sest tegelikult need, kes kasutavad e-arveid, siis see summa kontroll oli juba siiamaani meil ka olemas. Aga vaatame siis igaks juhuks üle. Meil on O ja O seadistus, ostude ja ostuvõlgade seadistus ja siin on meil uus valik. Kontrolli dokumendi kogusummad. Ja mida see siis teeb? Kui me võtame näiteks ostuarve lahti, siis me saame käsitsi lisada siia dokumendi kogusumma käibemaksuga. Praegu mul on siin täidetud, aga kui ma võtan uue dokumendi, siis see on mul siin tühi ja ta juhib ka tärniga tähelepanu, et see on nõutav. Miks see üldse vajalik on? See on vajalik selleks, et kui sulle tulevad arved veel paberkujul või PDF kujul ja sa pead tõesti käsitsi oma tööd kontrollima, et siis sa paneksid paberi peal, vaatad üle, et sul on, ma ei tea, 234 eurot. Praegu ma panin meelega valesti, eks ju, sellepärast, et saada veateade kätte. Ja huvitav on veel see, et kui ma vaatan konteeringu eelvaadet, siis seda vea olukorda mulle ei kuvata, siin on kõik hästi. Aga kui ma siis panen need konteeri, siis süsteem kontrollib summat ja ütleb mulle, et oi, dokumendi summa 234 ei ole võrdne siis Business Centeri poolt arvutatud summaga. Ja siis ma saan vaadata, et okei, eks ju, panin kogemata ilma käibemaksuta summa ja 285,48 ilmselt siis on palju parem ja läheb ilusti läbi. Et selline huvitav funktsionaalsus. Kui me siin juba oleme, siis ostu dokumendi peal, siis juhiksin tähelepanu veel ühele toredale uuendusele. Ja see uuendus on seotud kasutajakogemusega ja selle factboxiga, nagu me ütleme. Varem oli alati factbox fikseeritud suuruses, nüüd me saame tast kinni võtta ja tõmmata laiemaks. Mida see meil võimaldab? See võimaldab meil seda, et kui meil on kasutusel manuste eelvaate rakendus, me saame dünaamiliselt vaadata laiemalt oma manuseid, ehk siis arvet, mis meil siin küljes on. Ja kui me oleme nüüd ostuarvel, täidame seda, siis siin samamoodi tuleb meil manuse eelvaade, tõmbame pildi laiemaks, meil on ühel pool suhteliselt suured arved ja siin saame siis täita ridu, et selline mõnus uuendus. Mida veel? On täienenud ka see, et lisandus PDF nii-öelda suur vaade. Jällegi need, kes on kasutanud manuste eelvaate rakendust, nemad teavad, millest ma juba räägin. Aga nüüd, kui sul on PDF manus ja sa vajutad siia manuse nime peale, siis avaneb selline suur üle ekraani PDF vaade ja saad kenasti selle töötlemist jätkata. Kui sul on aga XML või mingisugune foto, siis ta sul standardis ei avane, selleks soovitame ikkagi manuste eelvaate rakendust kasutada, et saaksid seda korralikult vaadata. Nii, finantsi ja mugavustäiendused üle vaadatud. Natuke räägime ka jõudlusest. Mis on jõudluse osas paremini? No kindlasti see, et ainult sellised nii-öelda arvutuslikud väljad ehk flow field'id päriselt ka arvutatakse, mis on lehe peal nähtavad. Varem oli nii, et olgugi, et sul lehe peal nähtav ei olnud, aga ta oli sul nii-öelda peidus
või sinu vaatest väljas, siis ikkagi server tegi selleks tööd, et seda infot sulle kuvada. Enam siis seda ei tehta. Ja see, ma arvan, kiirendab oluliselt teatud lehtede avanemiskiirust ja kasutusmugavust jällegi. Ja teine asi on, et samaaegne konteerimine on läinud jällegi paremaks. Eelmises versioonis tuli siis laokannete samaaegse konteerimise võimalikkus. See tähendab seda, et enam süsteem ei pea ootama üksteise tagant. Inimesed tegid ennem ka toimingut samal ajal, aga kui asi läks konteerimiseks, süsteemis tekkis järjekord. Enam siis sellist järjekorda ei teki. Nüüd siis süsteem saab rohkem paralleelselt toiminguid teha ja väidetavalt siis kuni 3 korda kiiremini läheb süsteemil see sisestamine. Jällegi väike märkus selleks, et seda kasutusele võtta, tuleks need funktsioonid halduses sisse lülitada meil. Üks on siis nähtav ainult flow fields ja teine on siis juba korraga sisestada erinevaid kirjeid. Väike märkus veel, võib-olla tasub natukene oodata, vähemalt eelmise laokannete kogemusega olid seal Microsoftil teatud bugid, aga loodame, et nad on nendest õppust võtnud. Nii, kestlikkuse lahendus. Järjest aktuaalsemaks ta muutub, kuigi lubatakse, et suur osa aruandlust kaob ära, siis hetkel seaduse veel muudetud ei ole, nii et hetkel me eeldame, et me peame midagi järgmine aasta vähegi suuremates ettevõtetes tegema. Ja tänu sellele tuli olulised täiendused. Esiteks me saame nüüd heitkoguseid žurnaalis lisada. Teiseks me saame siis määrata vaike heitkoguseid, näiteks kaubale, ressursile ja vaike kestlikkuse konto saab määrata ka siis PR-konto külge. Jällegi, need tuleb sisse lülitada, seekord mitte siis funktsioonide halduses, vaid kestlikkuse seadistuses. Äkki näitame selle kohe ära ka. Ehk siis mul on kestlikkuse seadistus ja siin on uus sektsioon andmete hankimine ja siin me peame siis, kui me tahame neid kasutada, näiteks kaupades, siis meil vaikimisi on ta väljas, aga lülitame sisse ja saame hakata kasutama. Samamoodi siis ressurssidel, töö- ja masinakeskustes, PR-konto ja kunagi on ilmselt tulemas kauppkulu, kuigi praegu on siin kirjas, et not operating, et praegu see veel ei tööta. Ja mida see siis võimaldab? See võimaldab meil seda, et kui meil on teatud liiki kaubad, näiteks meil on ilus Londoni tool, muideks see pildi vaatamist teeb küll ikka see külgriba muutmine palju paremaks, siis meil on tekkinud uus sektsioon seagiga alla kestlikkus. Ja me teame, et iga kord, kui me selle tooli näiteks kas siis toodame või müüme, siis tekib teatud arv CO2. Valime siit konto, mis meil on. Praegu valin muidugi suvalise konto, ma ei tea, miks ma valin elektri siia, aga las ta olla. Ja saame panna, et siis on 100 ühikut meil. CO2 võib-olla ka N2O-d 50 ühikut. Ta jätab need meelde ja kui ma nüüd seda toodet kusagil kasutan, siis ta vaikimisi toob need väärtused mulle ära. Vaatame, kas töötab ka. Võtame ühe ostu tellimuse ja võtame siit ühe sellise ostu tellimuse, paneme siia Londoni tool. Ja kui ma olen koguse ära pannud, näiteks 10, siis mul on olemas siin heitmete väljad ja siin on näha, et tuli kenasti 10 korda 100 ehk siis 1000 ühikut CO2 meil juba tellimusele. Et väga mugav. Nii. Lisandusid ka uued heitkoguste skoobid. Ja need on siis sellised nagu vesi ja jäätmed ning skoobist väljas. Varem olid meil skoop 1, skoop 2, skoop 3. Ja nüüd on siis 2 skoopi põhimõtteliselt meil juures. Mis veel on tore, et selleks, et katsetada kestlikkuse funktsionaalsust, ei pea ise kõiki andmeid nullist välja mõtlema. Vastavalt on siis täiendatud ka demo andmestikku. Ehk siis Sandboxis saate Contoso demo toolist omal selle käivitada. Viimane mainimisväärt täiendus, ma ütleks, on näidis ESG finantsaruanne. Ma ei ütle, et vähemalt mulle ta ei tundu väga sisukas, aga viskame talle korra pilgu peale, ehk siis on loodud ESG finantsaruanne
ja kui ma ta avan, siis on tehtud read. Ühed read võetakse siis kestlikkuse kannetest, teised read võetakse statistiliste kontode kannetest ja kokku tuleb siis selline näidisaruanne. No pigem on vist vaja meil meelde, et meil mingi näidis on olemas, aga kindlasti endal on vaja siin palju tööd teha, et see korralik aruanne kätte saada. Nii, ja demo sai meil ka tehtud. Siis eelmise versiooniga tuli meil suur uus moodul, tellimuspõhine nii-öelda arveldamine ehk subscription billing. Seekord pandi päris palju siia täiendusi, aga ma ütleksin, et kui ma eelmine kord ütlesin, et ta ei ole veel valmis kasutamiseks, nüüd ma ütleksin, et me oleme päris ligidal, aga natukene on veel aega vaja. Sellele viitab ka see, et ta ei ole jätkuvalt arendamiseks avatud, ehk Microsoft tahab ise veel teha suuremaid muudatusi ja siis avab ka partneritele täiendamiseks. Et sellega siis sellised lood, aga tulevad täiendused, muutub mugavamaks ja paremaks. Palju erinevaid väiksemaid täiendusi veel, nagu Leho ütles ennem, kokku umbes 130 täiendust. Näiteks me saame Excelis redigeerida hinnakirju. Varem meil sellist võimalust ei olnud, täpselt isegi me ei tea miks. Aga kui meil on kaubad ja kaupadel, eks ju, on teatud hinnakirjad, hinnakiri, müügihinnad, siis me saame seda nüüd Excelis redigeerida. Varem sellist võimalust ei olnud. Ma arvan, et see on päris mugav võimalus palju hindu korraga ja kiiresti ümber teha. Siis mõned sõnad ka natukene nii-öelda administreerimise poolest. Ehk meil on nüüd võimalik kasutaja liidese keelte valikut seadistada. Mis see tähendab? Kui ma muidu võtan siit minu sätted ja hakkan keelt valima, siis mul on siin hästi palju keeli ja paljusid kasutajaid on see nagu segadusse ajanud, et appi. Miks nii? Siis nüüd on meil administraatoril võimalik seda seadistada. Meil on siin lubatud keeled nüüd tekkinud juurde. Valin lubatud keeled ja saan siia märkida näiteks, et mul on lubatud eesti keel. Mis meil inglise keel on? Inglise keel on 1.0, ei tea. Otsime, kui ei tea. English 1.033. Hästi. Jätsin siia 3 keelt, eesti, saksa, inglise. Ja kui ma nüüd teen sama toimingut, ehk võtan minu sätted ja hakkan valima keelt, siis on mul valikus ainult need 3. Kui millegi pärast ma tahtsin leedu keelt, aga see on nüüd ära kadunud, siis siin on näha kasutajale teade, et administraator on selle ära filtreerinud. Minu arust täitsa korralik, mugav asi. Teine admin asi, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on siis paindlik uuenduste ajastamine. Varem oli meil selline lugu, et kui me läheme siia admin keskkonda, siis me saime määrata küll seda, et mis kuupäeval ta uueneb. Ja see oli umbes kuni 2 kuud pärast uuenduste võimalikuks tulemist. Siis nüüd on meil võimalusi rohkem. Lisaks sellele, et me saame määrata uuenduse kuupäeva, on meil tegelikult võimalik määrata ka, millist versiooni me tahame valida. Kui ma olen nüüd vanal versioonil, 25 versioonil, ma saan valida näiteks, et lähme alles 26.4 peale. Ehk jätame vahele esimesed 2 nii-öelda kõige bugisemat versiooni, siis ootame veel 1 versiooni ja siis lähme edasi. Kui peaks juhtuma, et ma olen juba uuel versioonil, siis on mul võimalik valida, et nüüd ma rohkem põhimõtteliselt ei uuendagi enne järgmise aasta näiteks jaanuari. Et keda häirivad tihti toimuvad uuendused, ma arvan, et see on nendele mõnus ja kasulik funktsionaalsus. Mind iseenesest neid häirib, mina soovitan tihti uuendada, välja arvatud iga uue versiooni esimesed 2, sest siis on natuke liiga palju bugisid. Nii. E-dokumendid, ma arvan, et on suhteliselt kasutusvalmis.
mis on nagu standardis, ehk siis mitte e-arved, mis on meil olnud lokalisatsioonirakendus, vaid e-dokumendid. Ma arvan, et me räägime pikemalt sellest kindlasti mõnel eraldiseisval veebiseminaril. Infosetti tuli vähekene täiendusi, aruandluse täiendusest juba rääkisime ja tegelikult on siis palju muid. Mõne sõnaga ka Eesti e-arvetest tuli siis võimalus natuke paindlikumalt saata PIN-baiti põhiandmeid, et oleks parem hallata ja siis vastanda tekstkontoks, kes selle alusel on leidnud e-arvetele kulukontosid, siis nüüd muutus see paindlikumaks tänu sellele, et võetakse arvesse ka hankija põhine. Ehk siis sama tekst võib olla erineva hankija küljes, aga anda tulemuseks erineva põhjal veeraamatu konto. Ja natukene sai täiendatud kaupade tuvastamist ja kes tahab põhjalikumalt lugeda, siis selle lingi paneme ka kaasa. Lokalisatsiooni äppides veel, kuna meil juba jaanuaris tuli see sentide ümardus, siis see sai tookord toetatud. Käibemaksuga on meil nüüd tulemas kohe 24% peale minek, see on meil toetatud. Saldoteatist täiendasime aruannet, pakendi aruandlus, kes kasutab kaubanduses või tootmises saab nüüd 5 koha täpsusega panna, mis muidu tundub võib-olla väikseettevõttele kummaline, aga kui sul on 100 000 või miljonid tooted, siis see on päris suur number. Ja loomulikult eesti keel iga versiooniga täieneb ja uued väljad tõlgime jätkuvad kogu aeg jooksvalt ära. Natukene reaalajapanga ja elektroonilise dokumendi vahetuse ehk EDI uuendustest. Läbi Telema saab nüüd julgelt saata ka Pepol võrgustiku arveid ja mitte ainult ka Läti e-adresse võrgustikku, mis on siis Läti riiklik nii-öelda e-arvete võrgustik. Ning reaalajapanga lahenduses päris äge funktsionaalsus, mille nimi on LinkPay ehk makselingi funktsionaalsus. Varsti Heike kohe hakkab seda näitama ka. Ja tehnilise poole pealt siis läksime üle Swedbank Gateway uue API peale. Saab määrata algsaldot ning on tulnud siis raamatupidaja rolli keskusesse ka automaatse sidumise ja konteerimise täiendus. Nii, ja siis Eike nüüd näitab meile LinkPay, seda rolli keskuses olevat maksete ülevaate lahendust. Nii. Esiteks väike meeldetuletus, et meil on selline leht nagu apps.itera.ee, kus leiab kõikide meie laienduste kasutusjuhendid, tutvustused ja nagu Erol mainis, siis ma räägin spetsiifiliselt reaalajaspangas tehtud uuendustest. Alustakski siis LinkPay'st, mis on siis makselingi lahendus. Siin on ka kasutusjuhend olemas. Võimalus on siis arve peale või e-maili sisusse panna juurde makselink. Ehk klient saab kohe otse meilist või PDF-arve pealt avada makselingi ning suunduda oma sobivasse panka, et makset sooritada. Ma näitan ka PC-s seda, ehk siis selle kasutusele võtuks on vaja sõlmida leping kas siis LHV, SEB või Swedbankiga. Nemad on 3 panka, kes seda lahendust võimaldavad hetkel. Meil on siin demo keskkonnas tehtud mõned näidised, kuidas see siis võiks välja näha. Võtame siit suvalise arve. Kliendile saabub arve, kus on siis esiteks makseread kenasti näha ning siis on ka olemas pildina link ning ka reaalselt tekstina. Neid mõlemaid on võimalik kujundada, saab panna nupu siniseks, saab panna nupu roheliseks, võib ka teksti muuta, et vajuta siia, et arvede eest tasuda. Ehk siis PDF-arvel maksmise link kohe nii-öelda olemas. Ja. Saan ära maksta ja unustan. Ehk siis siin on sellised pangad toetatud, mis iganes panka klient kasutab, on võimalik tal siis arve eest tasuda. Esimesed kliendid on sellega juba kasutusele võtnud. Arvete tasumine on läinud kiiremaks. Ehk siis kogu rahavooprotsessi tsükkel on kiirem, vähem on aegunud hilinemisega arveid. Ühesõnaga, kliendid kiidavad, on rahul lahendusega. Okei, ja linki saab panna kas ainult sinna PDF-arve peale või sinna meilisõnumi sisusse ka? Meilisõnumi sisusse saab ka panna, ehk siis ei pea isegi seda PDF-arvet lahti klikkima, vaid võib juba meili seest ära tasuda selle makse. Okei, väga äge.
Millistele klientidele muidu me soovitame seda? Kõige rohkem ma ütleks jaekaubandusettevõtetele, et kus on palju kliente, palju eraisikust kliente kindlasti ja kes tahavad kiiresti ära maksta. Täpselt nii. Ja minul hetkel on siin valitud raamatupidaja rollikeskus, kuhu me oleme lisanud siis väikse aknakese reaalajas pangale. Siia jookseb info maksetest, mis on edastatud Business Centralist. Siin on näiteks üks tagasi lükatud makse. Kui ma selle lahti teen, siis siin on ka kenasti info selle kohta, et miks makse tagasi lükkus, ehk siis siin on kirjas, et makse samale kontole. Kui raamatupidaja on sellega nüüd ära tegelenud, teab, et siin oli üks probleemne makse, siis tal on võimalik see siit vaatest ära peita. Ning siis jääb see nulli. Ning kõige uuem lahendus, mida varasemad kliendid ka teavad, me ei soovitanud varem sisse lülitada korraga automaattööl sidumist ja konteerimist. Et algselt oli soovitatud kas ainult töötlemine või sidumine ja konteerimine. Põhjus oli siis see, et standardautomaatika siis pidevalt sidus maksetehinguid arvetest lahti. Nüüd on see probleem lahendatud, ehk seotakse uute arvetega ainult uusi sisse tulnud tehinguid. Kõik eelnevad tehingud, mis on siis makse sobitamise žurnaali sisse loetud, mis on juba ära seotud, neid rohkem ei puuduta, et saavad oma vastendustäpsuse kätte ja jäävad selliseks, nagu nad on. Siis siin on ka, saan näidata. Ehk siis, kui sisse lülitada sidumine, siis ta seob kõik need tehingud ära. Kõik vastendustäpsused jäävad sobitamise žurnaali alles. Ja kui sisse lülitada konteerimine, siis konteeritakse ära need, mille vastendus on kõrge või kinnitatud. Ja raamatupidajale jäävad alles ainult maksed, millel on vastendustäpsus siis madalam. Need tuleb käsitsi üle vaadata ning siis ise üle kinnitada ja konteerida. Samuti varasemalt maksete sobitamise žurnaalis oli võimalik automaatselt siduda ainult tervet žurnaali standardi järgi. Lisasime võimaluse, et siduda ainult valitud read. Ehk siis, kui on mõned read, mis soovitakse üle siduda, näiteks varem ei olnud arved ära konteeritud, tehingud olid juba sisse tulnud, siis nüüd on võimalik ainult paar üksikut rida automaatselt ära siduda. Okay, valin oma probleemsed read välja ja valin seo valitud nuppu ja siis teeb mul selle ära. Täpselt nii. Väga tore. Ja see on minu poolt hetkel reaalaja panga uudistest kõik ning minu asemel tuleb Terje, kes räägib tootmise teemadest. Tere, Terje. Terje me kutsusime täna sellepärast siia, et meil on tootmismoodulist tulnud väga palju olulisi täiendusi ja käime siis need vaikselt läbi, vaatame, mida põnevat on tootmisettevõtetele uut. Just. Tegelikult jah, neid uuendusi oli väga palju, et mina vaatasin üle kuskil seal üle 25 oli, millele ma keskendusin rohkem ja tegelikult mina toon teile välja täna ainult 10 neist, et aja nappuse tõttu ja ma valisin oma lemmikud. Ma tahan näidata need, mis mulle kõige rohkem meeldisid, mis mulle tundub, et kõige rohkem inimesi kõnetavad ja hakkan kohe järjest näitama. Ehk siis tihtipeale tootmisettevõtted tahavad, et tootmistellimuse peale tuleksid kaasa manused, mis on siis seotud selle tootmistellimusega. Nii, aga igatahes näitan, kuidas seda teha. Sul on võimalik kauba peale panna manus. Nii. Sa määrad siin sellise linnukese nagu flow to production, see on meil hetkel tõlkimata, aga küll tuleb meil ilus eestikeelne väljendus ka. Sul on võimalik määrata nüüd siis marsruudi peale, täpselt samamoodi, manus. Kui sa määrad ka siia flow to production, siis tuleb kaasa ja samuti siis tootmiskoosluse peal on samamoodi olemas selline asi nagu manused. No ilmselgelt sa võid need rohkem panna kui üks, ma olen lihtsalt näidisena üks pandud. Ja kui ma panen ka siia jälle selle linnukese, siis kui ma loon tootmistellimuse, siis see informatsioon jookseb mulle kõik kaasa, et mul on siin tehtud üks vabastatud tootmistellimus, see peaks olema mulle see 143. Ja siia ridade peale, et mitte päisesse, aga ridade peale tulevad siis kaasa need, mis ma panin.
Okei. Erinevatest allikatest tulevad manused kaasa ja selle mõte, kui sa selgitad tavaliselt nii. Ongi see, et siis nüüd see tootmistööline saab seda näiteks kuvada, vaadata mingeid tooteandmeid, selliseid asju. Et tegelikult enamustel klientidele me oleme teinud mingi lingisüsteemi, eks ole, et neil on siis tulevad mingid lingid kaasa, kus kaasa ongi tootekirjeldus või töökirjeldus, eks ole, et siis nüüd seda ei pea seda eriarenduste või asjadega tegema, et see on täiesti nii-öelda standardis olemas. Siin on nüüd 2 aga. Ehk siis, kui te kasutate versioone, ehk siis, kui te kasutate koostustele ja siis nendele marsruutidele versioone, siis versiooni peale ei saa panna. Okay. Ehk siis sa pead panema ikkagi selle algsele ja samuti sa ei saa panna komponendi reale, eks ole. Et sa pead see ikkagi üldine dokument. Aga iseenesest ma arvan, et see juba väga palju aitab, et kui seda saab teha. Ja just. Ja nüüd ma räägin natukene korra nendest kulužurnaalidest ja väljundžurnaalidest, et võib-olla te teate, võib-olla äkki 2 aastat tagasi olid kaubažurnaali ridadel võimalik juba määrata partiiinfot. Ja nüüd lõpuks on siis olemas täpselt seesama funktsionaalsus siis nii väljund kui siis kulužurnaalile. Ehk siis, kui ma siia panen väljundžurnaal, siis sul on nüüd, siin vahet ei ole, mis rida sul on, siin on lõpus sul kohe sellised väljad nagu seerianumber ja partiinumber. Et varem oli niimoodi, et sa pidid tulema siia rida, kauba jälgimisread ja siit hakkame neid määrama, siis nüüd sa saad seda otse siit samast teha. Aga enne kui seda teha muidugi saad, pead sa selle sisse lülitama, ehk siis sa pead minema kaubažurnaali mailid. Siit vaatame, et sul see liik oleks kas kulukaup või siis väljund, eks ole, kauba oma on juba varasemalt olemas, lähed siia töölehed peale ja siin sa pead sisse lülitama siis kauba jälgimine ridadel. Et ma arvan, et see on väga-väga hea funktsionaalsus, et palju lihtsam on seda teha. Ja tegelikult, mis ma veel unustasin siit öelda, siin on ka nüüd lõpuks olemas redigeeri Excelis. Ehk siis see on samamoodi, see on nüüd väljundžurnaalis kui ka kulužurnaalis, nii et saad ka juba redigeerida neid asju siin Excelisse, nii et läheb järjest mugavamaks ja mugavamaks. Väga äge. Nii, siis see on nüüd asi, mida me oleme tihtipeale siin pidanud arendama, ongi siis sama, et kui sul on vaja näiteks tootmistellimust avada. Ehk siis ma tulen tegelikult siia nüüd lõpetatud tootmistellimuste peale. Midagi juhtub, millegi pärast keegi tegi midagi valesti, kogemata vajutas miskit. Lõpetas selle kogemata ära, midagi on veel vaja teha seal tegelikult. Siis sa tuledki siia lõpetatud tootmistellimuse peale ja nüüd on siin olemas selline nupp nagu ava uuesti. Ehk siis, kui ma vajutan siia ava uuesti, ta küsib, kas ma soovin seda avada, ma ütlen jah, ta küsib veel korra üle, oled sa ikka kindel? Jah, soovin avada. Ja ta viiski selle nüüd vabastatud tootmistellimusteks. Ja nüüd ma saan siin mis iganes veel tegevusi teha. Siin on nüüd muidugi üks asi, et sa saad ühte tootmistellimust ainult ühe korra vabastada. Ehk siis, kui ma nüüd selle ära lõpetatuks panen, siis ma enam uuesti tagasi seda avada ei saa. Et kuna siin on taga ju seotud väga palju erinevaid kandeid ja tegevusi, siis see on nii-öelda ohutuse mõttes on ta tehtud, et seda nuppu siis nii-öelda hooletult ei kasutataks, ütleme siis nii. Siis on nüüd veel lisaks tehtud selline tore asi nagu, et me saame juba registreeritud kandeid tootmistellimuse pealt tagasi võtta. Ehk siis mul on siin üks vabastatud tootmistellimus, kuhu ma raporteerisin kulumaterjale ja siis tööaega. Ehk siis ma saan nüüd minna siit kannetesse, ehk siis näiteks kaubaandmiku kannetesse. Ja mul on võimalik siis nüüd võtta need read siit näiteks kas üks rida või siis mitu rida tagasi. Ehk siis, kui ma valin siit vali rohkem, märgistan nad ära. Nii, äkki oli toimingud, jah. Ja pööra ümber tootmistellimuse kanne. Ehk siis siin ta siis tekitab mulle 2 uut, ütleme siis nii, positiivset rida. Ehk siis, kui mul siin olid enne negatiivsed need, siis nüüd tekkisid mulle siia need positiivsed kanded. Et selline täpselt sama asi on meil siis ka võimsusandmiku kannetega. Ehk siis saan valida ühe või mitu. Ehk siis ma siit ka jälle valin rohkem. Toimingud pööran ümber, eks ole. Ja ta teeb mulle siis nüüd siia siis miinuskanded. Kas see nüüd tähendab, et siis tootmistöölise elu on läinud nagu stressivabamaks, et saab
korralikult parandama hakata lõpuks. Jah, ma arvan, et ei ole nagu enam nii suur nagu probleem, et sa pead kuskil tegema erinevaid finantskandeid kuskil mujal, et ta on lihtsam. Ja, et juhtuski midagi, läks kogemata valesti, tuli näpukas, läks ühe asemel 10 või ma ei tea 100 või midagi veel hullemat, et siis saab siia samasse tulla ja kohe selle siis tagasi pöörata. Siis on veel üks funktsionaalsus, mis on siis nende tootmistellimustega seotud, et nüüd on sul ka võimalik nii-öelda, Microsoft ise ütleb tühistada tootmistellimust. Mina seda ei nimeta tootmistellimust tühistamiseks, aga põhimõtteliselt saad lõpetada tootmistellimust ilma, et sa oleksid mingit väljundit teinud. Et sul ongi, mis iganes, sa juba tegid mingeid tegevusi, aga siis sul tuleb tühistamine. Klient ei soovi ikkagi seda toodet. Sina oled juba mingit kulumaterjali sinna teinud või mingit tegevus, aga mingit väljundit sul ei tule. Sul on see maha visatud aeg ja raha. Siis nüüd on sul võimalik siis ka lõpetada seda tootmistellimust, isegi kui sul on need kanded sinna tehtud. Et seda peab muidugi ennem sisse lükkama, ehk siis meil on vaja tootmisseadistusest panna. Et see on ka asi, mida sa saad teha võib-olla niimoodi, et võib-olla ainult, kuna see tõenäoliselt on erand, pigem erand. Ehk siis sa saad teha niimoodi, et kui sul on selline olukord, siis sa lükkad selle korraks sisse, eks ole. Ehk siis luba tootmistellimus lõpetamine ilma väljundit. Lükkad selle siit sisse ja põhimõtteliselt nüüd mul ei oleks siin, mul lõpetatud kogus on 0 ja ma saan siit panna muuda olek, lõpeta tellimus. Ja panen siit jah, muidugi ta siin hakkab mul igast asju ütlema, aga oled sa kindel, et ma tahan ikka lõpetada ja kas ma ikka tahan lõpetada seda, nüüd ta mõtleb korraks ja ühesõnaga ära tegatas lõpetas. Nii et, aga seal on ka jälle, et pigem kasutada seda vastutustundlikult, et mina selle peale nii. Varem sellist võimalust üldse ei olnud, nii et väga-väga äge võimalus. Nii, ja siis nüüd on hakanud ka Microsoft panustama sellele, et meil oleks võimalik juba asju paremini skaneerida. Ehk siis nad on sisse ehitanud juba esimese kaubasildi. Ehk siis kui mul on siin tootmistellimuse peal lõpetatud kogus, siis ma tegelikult saan siit juba panna printima ka sildi. Ehk siis hetkel see silt on küll üsna lihtne, aga ma saan valida, kas ta selle sildi peale teeb mulle selle ribakoodi ja QR-koodi kas siis seerianumbrile, partiinumbrile või saadetise numbrile. Minul on siin partiinumbriga toode, siis ma panin selle siin filtrisse, eelvaade ja mulle tulebki juba selline silt, mille ma saaksin siis põhimõtteliselt sinna kaubakoodi peale või kauba peale panna. Et ribakoodina QR-koodiga on just siis see partiinumber. Nii et kõik need ettevõtted, kellel on unikaalsed partiinumbrid või unikaalsed seerianumber, seerianumber ongi unikaalne, super, sul on juba olemas võimalik siit standardina võtta silt ja seda kasutada. Et aga kui on juba standardina silt olemas, tähendab ka seda, et me saame alati seda täiendada. Ehk siis teha sinna võib-olla mingit lisainfot juurde, mida teil vaja on. Vot nii. Tootmiskooslused, ehk siis see on minu arust ka väga lahe asi. Nüüd on võimalik tootmiskooslusele panna ridu hulgi, ehk siis ma võtan siit tootmiskoosluse siit. Ta on mul siin praegu olekus arendamisel, ehk siis ma saan siin igasuguseid tegevusi teha. Ja nüüd, kui ma tahaksin siia nüüd näiteks mingid ridu panna juurde, siis ma saan valida siit valikaubad. Valin siit, et vali rohkem. Ja ma siit valin mingisugused suvalised kaubad, vajutan OK ja ta määrab need siis siia juurde. Et minu arust väga hea funktsionaalsus ja samuti on siin olemas selline asi nagu redigeeri Excelis, täpselt jälle samamoodi. Väga hea. Samuti, kui te kasutate versioone, siis on olemas selline aruanne nagu tootmiskoosluse versiooni võrdlus. Ehk siis aruanne, mis siis näitab versiooni erinevusi, ütleks siis niimoodi. Et tundub ka täitsa mõnus aruanne. Ja kui me lähme siit korra veel sammu tagasi, siis vaheta tootmiskoosluse kaupu. See aruanne on ka nüüd saanud täienduse niimoodi, et sa saad paremini filtreerida. Ehk siis, et mida sa tahad vahetada, kas sa tahad kaupa või tootmiskooslust vahetada, sa määrad siia numbri ja sa saad ka öelda, kas sa tahad seda vahetada kaubale või tootmiskooslusele. Et siin on neid filtreerimise võimalusi on nüüd rohkem kui varem, nii et väga hea tööriist selles suhtes. Nii,
siis on võimalik nüüd ka kaupasid ja kaubavariante blokeerida tootmise jaoks. Ehk siis, kui ma lähen siia kaubad loendisse, siit jälle nüüd what's new, ehk siis mul on siin üks sametkangas. Ma olen sellele sametkangale, siis mul on võimalik siin määrata kas siis kaubakaardi peal, et tootmine lukus. Ma saan siis siin panna, et näiteks väljund on lukus. Mul on tunne, et kuna ta rippmenüüna on, siis mul on tunne, et tõenäoliselt Microsoft plaanib seda veel kuidagi täiendada. Hetkel on siin ainult väljund. Ja kui ma vaatan nüüd variantidesse, kohe mul on siin variandid, siis samamoodi ma saan nüüd vastavat varianti panna kinni. Ja mida ta siis teeb? Ehk siis sa ei saa määrata nüüd seda kaupa või varianti tootmistellimuse päisesse või ridadele. Sa ei saa registreerida väljundit, sa ei saa värskendada ka uuesti planeerida tootmistellimust, kui sul on selline toode seal. Ja sa ei saa ka arvutada hallhanke töölehele, et siis need kaubad välistatakse sellest. Nii, siis on ka selline asi nagu tootmise ülenoppimine nüüd võimalik. Et minu arvates on ka selle väga hea lahendus. Näiteks sul on karbis 12 tükki, aga nüüd selle tootmistellimuse jaoks sul on 10 tükki vaja. Ilmselgelt sa ei hakka seda laost, seda karbist välja võtma ja neid 2 tükki sealt on. Mis sa seal 2 tükki teed on. Et sul on alati lihtsam noppida see karp, viia see üles tootmisesse. Kui tootmisel läheb selle 2 tükki veel vaja, tarbib ära, aga pärast siis saadad tagasi. Nii et saad kaubakaardile panna sellise märke nagu luba lao üle noppimine. Ja nüüd, kui sa lähed, siis, mis oli siis noppimised laos just ja siin on see tellimus. Et siis nüüd on siin see kogu see lahter lahti, ehk siis seda on võimalik siis muuta. Ja kõige viimasena ma tahan rääkida veel sellest, et on võimalik nüüd tootmistellimusi ka hulgi töödelda. Selles mõttes, et siin ei ole vahet, kas ma võtan nüüd kindlalt planeeritud või vabastatud. Kõikidel tootmistellimustel on siis võimalik nüüd hulgi neid muuteolekuid. Ehk siis ma tulen siia vali rohkem, valin siit mingisugused suvalised tootmistellimused, tulen siia muude olekut, ütlen, et ma tahan näiteks siin lõpetada, ütlen jah. Ta küsib ilusti üle, jah, sa tahad nüüd muuta 3 tootmistellimust vabastatuks, ma ütlen jah. Siin ta hakkab siis pahandama, ütleb mulle, et mul on siin osa väljundit näiteks tegemata, küsib üle, kas ma ikka soovin lõpetada, ma ütlen ei soovi. Siin ta küsib ka jälle, et mul on osa tegevusi tegemata, kas ma ikka soovin lõpetada, ma praegu ütlen ei kõigile neile. Ja kui ta lõpetab, siis ta viskab sulle kohe ette loendi sellest, et kus olid probleemid ja kus ei olnud probleemid, ta ilusti siis muudab seda staatust. Nii et ta annab sellise ilusa ülevaatega ja see kehtib siis kõikide. Sa saad simuleeritust viia planeeritust kindlaks planeerituks ja nii edasi. Nii et selles mõttes üks väga tore asi. Ja samuti siit samast on mul ka võimalik nüüd luua aruannetest. On meil olemas nüüd tootmistellimus, komponendid ja marsruut. Ka võimalik trükkida välja siis korraga mitmele tootmistellimusele. Nii et siin ta seda filtrit ei näita, et see on täiesti okei. Aga kui ma vaatan siia siis kuva eelvaatesse, et siis siit on ka ilusti näha, et on kõik need 3 tükki siis on väljatrükiks valmis olemas. Vot nii. Kuule nagu päris juba hakkab juba looma, on ju? Hakkab karbist välja ka juba looma, jah? Jaa. Ei, väga lahedad. Minu see aasta oli väga palju väga toredaid asju, mis mulle väga meeldisid ja kindlasti ma soovitan tegelikult vaadata neid linke, millest ka juba ennem Leho rääkisid, sina Erol rääkisid, sest seal on veel igasuguseid pisikesi asju, mida lihtsalt täna ei jõua kõike rääkida. Ja, nagu sa ütlesid, üle 20 ja täna rääkisime ainult pooled umbes nendest. Vägev. Okei, tootmise teema on meil sellega üle vaadatud. Järgneb küsimuste vastuste voor. Tänasel vaatajaskonnal on meil tekkinud vähemalt üks küsimus ja mul on selle üle väga hea meel. Küsimus on järgmine. Kas kauba jälgimist saab müügitellimusel ka ridade pealt lisada, ilma et peaks minema rida kauba jälgimine, valikanded ja nii edasi?
minu teada ei saa. Meil ei saa. Ehk siis see on ainult žurnaalides on ju. Žurnaalides ainult, jah. Meil tuli jah see kaubažurnaal ja nüüd on siis need tootmisžurnaalid. Ja kulu ja väljažurnaalid nüüd tulid, jah. Aga seal müügitellimusel kahjuks endiselt ei saa. On meil veel küsimusi laekunud või see oli ainus suurepärane küsimus. Kahjuks mitte väga rõõmustav vastus, aga vähemalt on vastatud. Hüva, mul on üks asi veel, nii-öelda diiser, nagu meil kombeks on. Kui me infot kusagilt saame, seda kohe oma klientidega jagame. Ehk, mis on juba sügisel tulemas. Ja see on siis Microsofti esmane pilk sellele, millele natukene tähelepanu juhtida. Loomulikult tegutsevad meil AI-ga. Juhin tähelepanu sellisele asjale nagu Payables Agent. Need esimesed 3 siin, mis on meil siis GA-ga tähendatust. GA tähendab General Availability, ehk need liiguvad nii-öelda preview versioonist päris versiooni, aga tuleb juurde Payables Agent ja see hakkab siis võtma PDF-failist infot ja looma sellest ostuarvet. Et põhimõtteliselt ta kasutab Microsofti OCR-i Azure'i teenust ja hakkab tegema siis ostuarvet. Nüüd, kas ta teeb seda paremini või halvemini kui siis praegused võimalused läbi operaatorite, näiteks läbi e-arvete, see siis selgub, aga see on üks huvitavaid asju. Ja mis veel, mis puudutab jällegi, ütleme, tootmist näiteks, on meil siis kvaliteedi mingisugune moodul, kvaliteedi haldamise moodul. Loodame, et see on hea. Praegu mitte midagi suurt veel kuulda ei ole. Loomulikult täieneb siis kestlikkuse lahendus, aruanded taaskord ja igas versioonis tehakse midagi paremaks, midagi kiiremaks. Nii ka siin. Sain just infot, meil üks küsimus tuleb veel. Väga meeldib. Väga meeldib. Jah, aitäh teile, Erol ja Terje. Küsimus on siis selline, kas finantsaruandest rida otse Excelisse kopeerides on võimalik lahti saada tekkivatest tuhandetest eraldajatest? See tähendab, et Excelisse tuleks kokku pandud number, mida Excel numbrina lugeda suudaks. Mõistan hästi küsimust, oleme sellega maadelnud ja julgen öelda, et copy-paste funktsiooniga seda kahjuks ei õnnestu minu arust vältida. Oleme igasugu asju proovinud, serveriseadeid, arvutiseadeid, Exceli seadeid ja kahjuks mingid lokaadiseaded süsteemis ikkagi rikuvad selle asja ära, et seda ei õnnestu vältida. Aga äkki siis ongi ainuke lahendus nii-öelda need Exceli layout'id, et siis nende abil saada otse Excelisse. Ma arvan, et see tasub veel proovimist. Nii, aga siis on küsimustega kõik, väike diiser tehtud, et mis on ka sügisel oodata ja egas muud kui täname kuulamast, vaatamast, eriti neid, kes lõpuni vastu pidasid. Meil oli päris pikk veebiseminar täna ja kohtume juba järgmistel kordadel. Aitäh!